Meie Ära karda podcasti 13. osas on külas üks väga aktiivne ja energiat täis noor neiu Triine Kose. Triine on 18-aastane Pärnust pärit neiu, kellel lõpusirgel gümnaasiumi tee. Tegu on neiuga, kes lisaks koolitööle juhib Pärnu linna noortekogu, osaleb veel igas projektis ning on näiteks ka Eesti noordelegaat Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressil. Tere, Triine! Tere! Tore olla siin. Kuidas läheb? Täitsa hästi läheb. Kuidagi mõnus päev on olnud. Väga hästi. Aga ennem kui me siin lobisema hakkame, teeme ühe mängu. See käib siis nii, et meil on 2 pakki, on tähekaart ja sõnakaart. Me keerame sõnakaardi ümber ja siis vastava teemaga, mis seal on, siis selle tähega siis ütleme neid sõnu. Oled sa valmis? Ja. Ja see on kiiruse peale siis. Täht on N. Ja sõna on poliitik. Naispeaminister. Jah, aga nimeliselt. Nagu nimeliselt. Ma ei tea. Mina ka ei tea. Oota, ma võtan uue Võta uus täht ja vaatame nimeliselt. Nagu nimeliselt olla. E. Ene Ergma. Jälle, jah. Jälle. Jah, nii, lähme edasi. Siis on õppeaine. Jahaa. Hispaania keel. Jott ja laul. Jorupilli jonn või jonn. Jah, olemas. Nii, siis on raamat. Ja R. Rikas isa, vaene isa. Nice. Väga hästi. Ja teeme viimase, jah. Omadussõna. Ja I. Isekas. Ilus. Kes mida mõtleb? Ja ma olen see ilusa poole peal. Aga liigume edasi küsimuste juurde. Kuidas sa tutvustaksid ennast inimesele, kes ei tea, kes on Triine Kose? No ma alustaks sellest, et ma olen üks noor aktiivne tüdruk, 18-aastane, õpin Sütevaka humanitaargümnaasiumis ja siis olenevalt, mis mu kontekst temaga varem oleks, räägiks siis ilmselt sellest, et kas mind huvitab poliitika ja noored või rahvusvahelised võimalused või hoopis olen tantsuhing. Et ma arvan, et sellisel esmakohtumisel ma ütleks, et õpilane ja poliitika huvitab ja tantsida meeldib ja see oleks piisav. Kindlasti. Sa õpid praegu gümnaasiumis, nagu sa ise ka ütlesid. Mis plaanid pärast seda on? Oi, kui ma vaid teaksin. Mõtteid on palju. Mõtted on nii välismaale, nii kodumaale, aga kindel on see, et ma tahan ülikooli minna. Ilmselt mingi sotsiaalvaldkonna aine, natukene sotsioloogiat või mingit riigiteadusi, info, muutuste juhtimist, midagi sellist. Aga jah, pole õrna aimugi. Tahaks ära kasutada seda, et Tartus on hea haridus, aga samas välismaagi kutsub ka. Väga põnev. Aga oled sa mõelnud välismaa osas just mingeid kindlaid riike ka või pigem mitte? No Hollandit mõtleksin, kui seal ei oleks võimatu ööbimist saada või majutust leida ja üliõpilasena. Rootsi peale olen mõelnud, Taani peale ka natukene. Need on siis praegu siuksed peamised. Täiega mõnusad riigid kõik. Väga huvitav, jah. Aga lähme sinu kui isiksuse juurde. Mis on see asi, milles sa pead ennast heaks või tugevaks? Ma arvan, et suhtlemine, aga mitte selles klassikalises ekstravertne oskan kõigiga mingi teema leida, vaid ma arvan, et ma olen hea tähendusrikaste vestluste pidaja ka. Väga huvitav. Ei oleks isegi midagi sellist oskanud välja tuua. Aga lähme siis negatiivse poole peale ka. Mis on need siis sinu nõrkused või mida sa tahaksid nii-öelda endas arendada veel? Enesedistsipliin. Mu ka selle juures, et kui peale kooli on meil mingid asju vaja teha, siis eks ma võin selle aja planeerimisega hästi hakkama saada, aga et sellest kinni pidada, seda oleks ka vaja. Et vahepeal ei piisa ainult sellest õhinapõhisest tegutsemisest. Jutub vahepeal siuke vaikuse hetk, et me kumbki ei tea, kumb mida ütleb. Aga ma näen. Aga jaa, räägi palun.
Sa oled Pärnu linna noortekogu esimees. Mida see täpselt tähendab ja millised on sinu peamised tööülesanded? See tähendab seda, et ma üritan siis koos hoida, arendada, juhtida sellist noorteorganisatsiooni, nagu on Pärnu linna noortekogu. Me olemegi noortevolikogu Pärnus, üritame noorte häält poliitikuteni viia ja üldse noorte elu üldiselt Pärnus võimalikult vahvaks teha. Ja minu tööülesanded enamasti on juhatuse juhtimine, meil on 3-liikmeline juhatus ja siis liikmete motiveerimine, väljakoolitamine, sihuke meeskonnavaimu tagamine. Aga enamasti juhin juhatuse tööd, organiseerin koosolekuid, teen plaane, see on see peamine. Aga kas sa noortekogu esimeheks said sa kohe, kui sa sinna liitusid või see oli ikkagi mingid astmeid pidid läbima? Ikka pidi astmeid läbima. Ei olnud päris levelite süsteem ega midagi, aga kui ma läksin noortekokku, see juhatus tundus kõige kaugem, hirmsam ja suurem asi. Ma ei mõelnud üldse, et ma kunagi tahaksin kandideerida, aga siis täpselt mu 10. klassi alguses oligi see, et oli vaja uut juhatust, siis kuidagi oli, vana juhatus rääkis, et oleks vaja uusi kandidaate, et võiksite mõelda, kes tahab ja nii edasi, et varsti hakkab kandideerimine ja siis kuidagi vaadati mulle ka silma ja siis ikka räägiti, et aga sa võiksid katsetada. Ja siis ta tuli, ma katsetasin ja nüüd on 3. aasta. Ma ei arva, et ühte noorteorganisatsiooni nii kaua peaks juhtima. Ma arvan, et ma olen juba natukene oma ideedega ammendunud, aga samas seda õhinat ja indu veel on, seega vist on okei. Kas plaanid jääda ka edaspidiseks või nüüd selles mõttes ikkagi piirdub? Lähed oma teed? Esimehe positsioonilt tahaksin järgmisel aastal küll taanduda, aga liikmelisus oleneb, kus ma maailma peal olen. Sa ütlesid, et te aitate noorte häält siis viia poliitikuteni. Kuidas see välja näeb? Ta näeb välja nii, et näiteks linnavalitsuses on erinevad hindamiskomisjonid, kus siis valitakse, kellele raha anda. Linnavolikogus on komisjonid, kus siis arutatakse erinevaid teemasid. Ja noortekogu liikmed on seal esindajatena, räägivad kaasa, küsivad küsimusi. See on selline peamine ja kõige otsesem koht, kus me saame nendel teemadel, mis volikogus arutusel on, saame kaasa rääkida. Ja see on ka selline kõige populaarsem viis. Et jah. Okay. Mis on see üks asi volikogu või noortekogu puhul, mis sul nagu nii-öelda endaga tulevasse ellu kaasa võtad, et mingi asi, mis sa seal olles õppisid? Ma arvan, et see oli üks esimese asju, mis ma õppisin või kuidagi tajusin, aga et äge on asju teha ja äge on nagu aktiivne olla või minna mingile üritusele ja mõelda, et see on arutelu õhtu nii põnev. Et kuidagi põhikoolis oli hästi palju seda, et kooliüritustest ei tahetud osa võtta, mis mõttes ma lähen playbackile, see on mingi väikeste laste, see kuidagi ei olnud nagu äge, see ei olnud populaarne asi, mida teha. Aga noortekogus olid inimesed, kes nagu päriselt huvitusid mingitest üritustest, projektidest, poliitikast, oma teemast, millega nad tegelesid. Ja see kuidagi pani mind tundma, et ma võin päriselt nagu nendest nii-öelda mitte ägedatest asjadest huvi tunda. Sa õpid gümnaasiumis, nagu sa juba mainisid mitu korda. Kas teil on koolis ka üliõpilase esindus olemas ja kas sa kuulud sinna? Ma ei kuulu sinna, meil ei ole isegi õpilasesindust koolis. Ma käin Sütevaka humanitaargümnaasiumis, me oleme küllalt väike kool, aga alguses, kui ma teadsin, et ma lähen gümnaasiumisse, kus ei ole õpilasesindust, ma isegi korra mõtlesin, et tahaks sellist traditsioonilist kogemust, et nüüd mul ei olegi seda klassikalist. Aga meil on näiteks kooli nõukogu, kuhu kuulub 3 kooliõpilaste esindajat, kellest üks olen mina, mis on siis ilmselt kõige lähedasem viis sellele noorte hääle edasikandmisele ja kaasarääkimisele. Aga ma arvan, et õpilasesindusele ma ei ole kunagi tundnud puudust õpilasesindusest ja ma arvan, et Sütevaka õpilased on vahepeal nagu kambakesi aktiivsemad kui mõni õpilasesindus, et kuidagi, kui keegi tahab midagi teha, siis ta organiseerib selle ise, ta teeb selle küsitluse, saadab sinna stuudiumilisti laiali ja vastatakse ja läheb selle infoga kas nõukogusse või õpetajate juurde või juhtkonda, et see kuidagi mingi õhkkond meil on, mille pärast see toimib niisama ka. Tihti kaasneb, vähemalt ma ise olen kohanud tihti seda arvamust, et need noored õpilased, kes kuuluvad kuskile noortekokku või õpilasesindusse või esindavad õpilasi üldse kuskil, on igavad ja võib-olla siuksed reeglites liiga palju kinni.
mis sa ütleks selle kohta, mis sa arvad sellest? Ma arvan, et kindlasti mingist siuke täpselt see nohiku stereotüüp ja kõik see nagu veidike on, aga minul käis see vastupidi. Ma olin põhikoolis hästi selline, et mul oli üks sõbranna, ma rääkisin temaga, ma teistega ei suhelnud väga, koolis olin hästi siuke vaikne, olingi täpselt see nii-öelda nohiklik tüüp. Aga just siis, kui ma hakkasin osa võtma neist noortekogust ja projektidest ja asjadest, siis mul nagu tekkis seda aktiivset sära rohkem sisse ja ma olin nagu avatum ja ma arvan, et palju nagu vabam oma tegemistes. Aga räägime sinu nii-öelda sellest pikast lohisevast nimest, mis ma sulle järgi ütlesin. See oli nüüd siis Eesti noordelegaat Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressil. Täpselt. Nii, said kõik sõnad loetud. Mis töö see on või mida see endast kujutab? See kujutabki seda, et on Euroopa Nõukogu. Nüüd on põnev koht kuulajatel võib-olla guugeldada, mis vahe on Euroopa Nõukogul ja Euroopa Liidu Nõukogul ja seal on veel selliseid sarnase nimetusega asju, mis on kõik erinevad. Euroopa Nõukogu on täiesti eraldiseisev organisatsioon siis Euroopa Liidust ja neil ongi erinevad toimimis sellised funktsioonid, kuidas nad toimivad. Üks 3 on siis see kongress, kus on koos ongi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad. Eestis linnade ja valdade liit siis valib sinna esindajad. Ja siis seal on ka noordelegaadid. Me istume seal suures plenaarsaalis kõik omavahel koos, samade laudade taga nagu need teised delegaadid. Ja Euroopa Nõukogu peamised väärtused on demokraatia, inimõigused ja õigusriik, jah. Ja nende põhjal ta siis töötabki, nad teevad erinevaid raportid valimiste kohta ja igast muid ettekirjutisi ja plaane ja mingeid selliseid juhiseid. Ja siis nad arutavad neid seal ja siis noordelegaadid võtavad ka sõna, küsivad küsimusi, teevad vahemärkusi, peavad kõnesid täpselt samadel tingimustel nagu siis need kohalikud delegaadid, aga lihtsalt me ei saa hääletada. Ja selles töö seisnebki. Okay. Kui tihti te siis nii-öelda kogunete või kui tihti te midagi üldse koos teete? Kõik koos midagi, me teeme kõik 2 korda oma selle valitud oma mandaadi jooksul. Me ei ole noorte esindajad, kuna meid ei ole valitud, seega see on võib-olla asi, et ma ei saa kunagi öelda, et ma olen noorte esindaja seal, vaid ma lihtsalt olen noordelegaat. Aga need on siis 2 nädalat märtsis ja oktoobris. Oktoobri oma on nüüd varsti tulemas, märtsi oma oli eelmine aasta ära. Nädal aega kestab seal erinevad siis plenaarsessioonid ja komiteede koosolekud ja nendel siis osaleme. Aga komiteede koosolekud toimuvad ka seal vahepeal, kus me siis osaleme mõned meist. Ja siis on igast muid üritusi, mingid demokraatia nädalad või üritused Euroopa Nõukogu poolt või sarnased või sattume lihtsalt kokku mõnel koolitusel, mida ükskord näiteks juhtus Strasbourgis, et jah, neid koos tegemisi on rohkem, aga 2 peamist sessiooni. Aga kus riigis üldse kohtumine toimub, kas see on iga kord sama või on kuskil erinevalt? Need suured nädalased sessioonid on alati Strasbourgis, Prantsusmaal, aga komiteede koosolekud alles oli Türgis üks, minu oma oli Strasbourgis uuesti, et nad nagu peavad neid erinevates kohtades, aga jah, viimasel ajal on ka veebidel mitmed, nii et seda valikuvarianti on natuke rohkem. Eks seda veebidel ole veel pikalt, ma arvan. Aga veel sellest nii-öelda valituks osutamisest. Kas sa oled ainus Eesti esindaja või palju üldse Eestist näiteks sinna minejaid on? Eestist minejaid on, nüüd ma ilmselt valetan, aga ma arvan, et 2 või 3 on neid, kes on siis need poliitikud, kes on minemas, 3 vist. Jah, Eesti Linnade Valdade Liidu kodulehed saab üle vaadata, aga noordelegaat on 1 ja see valimine käib igas riigis natuke erinevalt, kuna see kandideerimisprotsess on nagu välja kuulutatud iga riigi poolt, aga Euroopa Nõukogu oma sekretariaat valib, ehk siis Eesti inimestel ei ole midagi pistmist sellega, milline eestlane sinna lõpuks läheb. Aga jah,
oli väike video ja jutukene ja siis siuke see kandideerimine oli. Kaua üks mandaat on? Ongi 1 aasta, ehk siis 2 sessiooni. Okay. Jah. Kas kandideerid ka järgmine kord? Ei kandideeri, 1 delegaat ei saa 2 korda olla ka, seega õnneks või kahjuks ei ole seda kiusatust ka. Ainuke erand oli siis eelmine aasta, kus mõned riigid lasid oma üle-eelmise aasta delegaatidel olla ka eelmine aasta, kuna koroona tõttu lihtsalt ei olnud ühtegi päris elus toimunud sessiooni. See on minu meelest õige otsus ka. Ja. Ega need inimesed süüdi ei ole, et see koroona tuli. Kas selle tööga on mingeid pingelisi olukordasid sul ka tekkinud? Ma arvan, et negatiivseid pingelisi olukordi ei ole. Suve jooksul me peame ka ühe projekti tegema, mis siis mõnda Euroopa Nõukogu väärtustest edasi kannab. See võib-olla oli lihtsalt siuke üks lisaasi, mida teha, aga ta ei olnud kunagi nagu koorem õlal, see pigem põnev. Aga need sessiooni ajad on kindlasti pingelised, et sul on päev otsa need erinevad istungid, sessioonid, siis õhtul tahad ju selle ägeda seltskonnaga nende teiste noordelegaatidega oma vahel olla, siis sa pead ette valmistama oma kõnesid järgmisteks päevadeks, oma sõnavõtte. Ma näiteks olin sotsiaalmeedia tiimis, ehk siis ma tegin sotsiaalmeediat meile veel ja siis sul on see oma Eesti delegatsioon ka seal. Tahtsin veel nendega ju kohtuda, õhtul sööma minna või hommikul kohvile minna, et seal see tamp on päris korralik peal, aga see on see 1 nädal ja saab tehtud. Ikka viimase minutini kõik on välja arvestatud. Aga oled siin öelnud ja meile varem öelnud, et noored ja poliitika on sul südames. Kas sa näed, et Eesti noortel on poliitika teemadel veel arenguruumi? Kas nad on teadlikud sellest nagu kogu poliitikast või kas peaks veel kuskil näiteks koolitundides juurde õpetama või kuidas sellega? Arenguruumi on kindlasti mõlemad poolt alati, nii poliitikute kui noorte poolt. Aga ma arvan, et nagu sa tõidki välja, et koolis rohkem rääkima, minu meelest kodanikuharidus ja üldse siuke poliitika käsitlemine koolihariduses võiks nii palju parem olla, seal on minu meelest nii palju potentsiaali. See ei peaks olema aine, mis toimub nagu 1 aastal ja siis sa 3 aastat ei puuduta mitte ühtegi ühiskonna teemat, kui sul ei ole mõni äge õpetaja, kes ei too seda sisse teistesse ainevaldkondadesse. Ja siis sa 12. klassis uuesti puudutad korraks, aga kui valimised on seal kuskil 10. klassis, siis sa ikka nagu võib-olla ei mäleta enam seda, et demokraatia olemas on, kuna sa õppisid seda nii ammu ja siis unustadki ära, et seda saaks nii paljude asjadega ühendada, aga lihtsalt jah. Minu meelest see ühiskonnatunnid ja kõik need olid gümnaasiumis alati kõige põnevad. Gümnaasiumis ja ka põhikoolis selles suhtes. Ma tean, et kui eksamid pidi valima, siis ma tead see ühiskond, sest lihtsalt seal on nagu nii paljust rääkida ja kuidagi enda põhjendamine ja kõik on nagu palju loogilisem. Kusjuures mul oli täiesti vastupidine nagu olukord, et selles mõttes ma ise küll tundsin huvi selle vastu, aga miski pärast meile nagu ma ei tea, kas siis minu õpetajad ei osanud nii põhikoolis kui gümnaasiumis seda mulle kuidagi edasi anda. Või võib-olla põhikoolis ongi lihtsalt see, et see lihtsalt tundub mingi see on nii kauge tulevik, ärge rääkige mulle poliitikast. Aga et võib-olla gümnaasiumis juba nagu võiks. Aga jah, mul nagu ühiskonnatunnid olid need tunnid, kus ma tegelesin mingite teiste ainetega, sest ma ei tea, see ei olnud nagu väga huvitav minu jaoks. Seda annaks kindlasti põnevamaks ja huvitavamaks. Avalik elu ja nagu selles mõttes kogu see nagu huvi tekkis palju hiljem ise endal. Aga tulles poliitika juurde tagasi, siis miks just poliitika sulle meeldib? Ma ei tea. See ei olnud nagu teadlik valik ka, et vaataks, mis seal maailmas teha on, poliitika, ma tean, see huvitab mind. Noortekokku ma sattusin ka kuidagi nagu jooksvalt, küll osalesin Euroopa päeva orienteerumisel, käisin mööda oma klassitiimiga mööda Pärnu linna ringi ja mõtlesin, et päris äge oleks ise ka sellist üritust korraldada. Ehk mind nagu köitis see ürituskorralduspool millegi pärast ja läksin noortekokku ja siis sain aru, et see poliitika on huvitav ja mul on päris paljud huvialad nagu kadunud mingi aja vältel või kuidagi vähemaks läinud või see õhin on nagu maabunud, aga ma natukene kardan, et see tekib poliitikaga ka, aga praegu ei ole mitte kuskilt otsast seda näha, nii et ikka istun ühiskonnatunnis ja mõtlen, et pagan, see on nii huvitav lihtsalt. Mulle meeldib koolis olla, mulle meeldib siin tunnis olla, see oli
jah, selle aasta ühiskonnatunnis oli päris põnev olla nagu mingi, mulle meeldib. Aga kui poliitika kui selline teema kaoks maa pealt ära, siis mis oleks see järgmine asi, millega sa nagu tõsisemalt tegelema hakkaksid? No, ma arvan, et ühiskond jääks meil ikka, sellest ei saa lahti, et ma arvan, mingi oleski siuke ühiskonna uurimine, sotsioloogia võib-olla üldisemalt. Põhikoolis oleks ma 100% vastanud keemia sellele küsimusele. Siiamaani keemia on huvitav ja põnev ja meeldib, aga kuidagi on asendunud ja mingite muude asjadega. No poliitika kui selline vast ära ei kao lihtsalt, ma arvan, et riigi juhtimise süsteemid võivad ju muutuda. Jaa, ei seda küll, ma mõtlesin vahepeal tahaks küll. Päeva pealt lihtsalt tšau. Anarhia. Metsa. Jah, just, teeme nii. Mida poliitika sulle õpetanud on? Ta on veits sellist nagu kiirkoolituse päris ellu andnud selles mõttes, et alguses poliitikast oli kuidagi hästi prestiižne või uhke ja kuiv kuvand, aga tegelikult on seal nii palju heas mõttes susserdamist, mitte selles nagu just see, et sa peadki nagu, sul on oma koht lobitööl, sul on oma koht igal komisjonil, volikogul, mingi erakondadel, seal on, susserdamine on vale sõna, võib-olla seal on lihtsalt nii palju komponente, mis mõjutavad. Ja et miski pole nagu väga kuiv ega ühepalgeline, et kõigil on mingi oma nüanss veel taga. Seda ma arvan. Ilusasti öeldud. Ja plaanid sa tuleviku selles mõttes, kui sa ameti kohta mõtled? Kas sa arvad, et just võiks saada tulevikus poliitik? Ma ei oska öelda, ma ei välista seda ja ma arvan, et kohalikul tasandil on see tõenäolisem kui kuskil riigi tasandil, aga kuidagi poliitiku elukutse pole kunagi midagi nii hullult nagu köitvat tundunud, aga samas mingi nõunikuna tundub täitsa mõnus töötada või kuskil muul avaliku sektori töökohal, et eks näis. Hetkel ta siuke kindel prioriteet ei ole, et tahan saada poliitikuks. Oled lisaks kõigele, mida sa suudad teha, ka Pärnumaa noorte inspiratsioonipäeva korraldusmeeskonnas. Millised on seal sul tööülesanded ja mida see üldse ennast kujutab? See kujutabki seda, et oktoobris on tulemas ettevõtlusnädal, mis siis maakondlikud arenduskeskused teevad erinevaid üritusi. Pärnumaal on 6., 8. Issand, kui veider on sellised arve mitte teada. Ühesõnaga, mingit aega toimunud inspiratsioonipäev. Ta varem toimus alati strandis, sa teadsid, kus saalis need on, sa teadsid, see on üks päev. Ja ta toimus niimoodi, siis koroona ajal natukene asjad paiskusid laiali, kui varem olid töötoad ja siuksed suured rääkijad suures saalis, siis ta toimus virtuaalselt ja siis ta toimus jälle virtuaalselt, aga natuke teistmoodi virtuaalselt, et saadi vähemalt klassiruumis kokku. Ja nüüd see aasta toimub ta siis nii, et üle Pärnumaa lähme 5 erinevasse kohta, et katta siis terve Pärnumaa ning teeme igas kohas oma eraldi inspiratsioonipäeva 1 nädala vältel, mis on siis see ettevõtlusnädal. Ja selle aasta teema on vaimne tervis. Inspiratsiooni-nädala enda teema on tandem ettevõtluses ja siis on siuke enda hoidmise ja vaimse tervise teema on meil fookuses. Väga äge, jah. Räägime natuke siuksest võrgustikust nagu, ma ei tea, kuidas seda hääldada, kas eestipäraselt või mitte, aga Europe Heroes, hääldasin õigesti. Okei, väga hea. Mis asi see on? Jah, esiteks häälduse mõttes, öeldakse Europeas, öeldakse Europe Heroes, ütleme europeerud enda kohta vahepeal, et see on nagu, isegi käänatakse erinevalt ja kõike seda, aga tegemist on siis võrgustikuga, kus on noored, kellel on Erasmus Plus või Euroopa Solidaarsuskorpuse kogemus, jälle veits pikki sõnu, aga Erasmus Plus on ilmselt noortele kõige tuttavam, et nad on mõnest projektist ikka kuulnud või on kuulnud, et keegi läks Erasmusega vahetusüliõpilaseks. Ja Euroopa Solidaarsuskorpus on siis programm, kus saab vabatahtlikuks minna välismaale või siis kohalikke solidaarsusprojekte teha. Ehk siis need on mõlemad
Euroopa Komisjoni rahastatavad meetmed noortele ja kuna paljudele noortele see lihtsalt nii väga on meeldinud, siis on sealt võrgustik Saksamaal algselt välja kasvanud ja nüüd on ta siis üle Euroopa päris mitmes riigis juba. Eestis on ka pigem algusjärgus, aga meie eesmärk ongi siis tuua kokku need noored, kes neist programmidest huvituvad, said mingi ägeda kogemuse, tunnevad, et tahaks seda teistega jagada ja siis lihtsalt omavahel kogemusi jagada ja siis teistele ka rääkida, kui vinge see kõik on. Mis sinu roll seal on? Minu roll Eesti võrgustikus on praegu kogu võrgustikul kätt pulsil hoida, et võrgustik toimiks, et oleks mingid üritused, mis toimuksid, teen ülevaateid, mis meie võrgustiku noored vahepeal teevad. Jah, üritan neid motiveerida meie niisuguse uhke dokumendikese järgi minna, et kuhu suunas me liikuma peaks, et see on minu rollikene praegu. Ehk siis ka kuskil esinaise, esimehe rollis või? Projektijuht on see tiitel, kui nii-öelda, aga jah, siuke eestvedajakene natukene. Kuidas, kui noored kuulavad ja mõtlevad, et kuidas sinna saaks kandideerida, siis? Lihtsalt kriba mulle DM-i või siis guugelda Europeers, europanoored.eu kodulehel on kontaktandmed olemas. Ametlik kontakt on Laura Kivisel, kes on seal seda agentuuris, seda nagu võrgustiku juhtimas, ehk siis võid temaga ühendust võtta või minuga ühendust võtta. Triine Kose igal võimalikul sotsiaalmeediaplatvormil, mitte päris igal võimalikul, aga päris paljudel ilmselt leiab ülesse. Et jah, lihtsalt kirjuta kuhugi, anna märku. Pole mingit kindlat taotlust, mille peab täitma. Aga selleks, et liituda, kas peab olema juba läbinud selle mingi kas Erasmus Plus projekti või sa võid ka niimoodi, et sa liitud selle Europeersiga ja siis hiljem lähed kuhugi projekti? Põhimõtteliselt sa võid liituda, kui sa tead, et see sulle huvi pakub või et kui näiteks sõbrad on juba siin, et niikuinii tahad ise ka kunagi projektile minna, aga see kuidagi ilmselt ei ole ka väga levinud ja ei ole nagu mõelnud sellele, et seda väga tahetaks teha, kuna mingi suvaline võrgustik ei tundu nii huvitav, kui sa ei saa aru, mis asja nad ajavad võib-olla. Et see Erasmuse või sõidauskorpuse kogemus on midagi, mis kindlasti sütitab selle huvi olla ka Europeersi võrgustikus. Sa mainisid Erasmus Plussi päris mitu korda siin juba. Mitu korda sa ise oled käinud ja kus kohas? Hea küsimus, ma ei tea vastust. Ma olen harjunud ütlema 10. Ma arvan, et see on kõige niisugune optimaalsem arv, mida öelda. Ma olen käinud, ma alustasin ilusti Eestis Pärnus, siis läksin Leetu, Ungarisse, Luksemburgi, Strasbourgis olen käinud, Brüsselis. Jah, sellised riigid on olnud. Ja enamasti siis noortevahetused, mis on võimalus 13–30-aastastele noortele, ehk siis ma saingi juba 13-aastaselt hakata rändama. Kõik Erasmuse tegevused on, sul on majutus, transport, sööktegevused, kõik rahastatud, ehk siis ta on niisugune hea võimalus reisimiseks ja noortevahetuste näitel on siis eriti fookuses just see kultuuriline vahetus ja oma ühe niisuguse huvipakkuva teema käsitlemine, et mis teemal see projekt tehtud on. Ja milline neist kohtades, kus sa käinud oled, on sul kõige rohkem meeldinud? Ma arvan, et Ungari, me olime mingis väikses külas, kus oli ala 40 inimest ja siis meid oli 20, ehk meid oli nagu poolenisti sama palju kui seal külas üldse. Seal ei olnud ühtegi poodi, mingi väike kõrts oli, ta oli ka mäenõlval, ta oli lihtsalt hästi nagu ilus koht. See teema, mida me käsitlesime, oli ka põnev. Ta oli Euroopa demokraatia ja ettevõtlus. Aga jah, see projekti nagu sisu isegi, seal on mingid asjad, mis väga jäid meelde, aga rohkem jäigi meelde see, et need inimesed ja see nagu loodus seal, meil kõndis mingi siga kuskil terrassi peal ja siis lihtsalt vaatad, et seal on siga, okei, no ta siis kõnnib rahulikult ja üks õhtu anti ala märguanne, et täna metsa ei tohi minna, et praegu on ohtlikud metsloomad seal.
okei, ma siis ei lähe täna metsa. Jumal. Jah. Mis, kui sa peaks noortele soovitama, et kas minna või mitte minna, siis no ma tean, et sa soovitad muidugi minna, on ju, aga on seal ka mingeid miinuseid või jah, mis sa arvad? Ma ei näe, et seal oleks mitte ühtegi miinust, kui sa ta võib sattuda, ma ei tea, kooliajale, sa ei pea minema siis kooli ajal, mine mõnele muule projektile, mis on teisel ajal või et tundub hirmus või hakkad kodu igatsema selle aja jooksul, et kõik on nagu sellised asjad, mis võivad korraks tunduda ebamugavad, aga tegelikult sul ei pea peab olema B2 tase inglise keeles, et ma saaksin nendega suhelda, ei pea, see ongi see koht, kus sa õpid eestlastel eriti, 100% on seal keegi, kes räägib sust halvemini inglise keelt. Meil on väga hea inglise keel, isegi kui sa arvad, et sa võib-olla ei tunne ennast mugavalt rääkides. Ja kogu see, et ma pean juba olema aktiivne või et kas see ikka on mulle, jah, see on sulle. Kui sa natukenegi mõtlesid praegu, siis see on sulle. Et pane noortevahetused või Erasmus Plus või midagi sarnast Google'is otsingusse ja lihtsalt vaata aktiivseid pakkumisi. Neid on päris palju. Viimastest saavutustest oled sa kirja pannud, et sel suvel siis USA's Baltic American Freedom Foundationi innovatsiooniteemalises Leadership Academy's osalemist. Kui pikk. Ja Euroopa Nõukogu Kongressi noordelegaadi positsioon. Sellest noordelegaadi tööst ja kõigest me rääkisime, aga räägi sellest USA's käimisest. Baltic American Freedom Foundation on siis selline organisatsioon, mis asutati selleks, et Balti riikide ja Ameerika Ühendriikide vahelist koostööd suurendada ja just, et Balti riikide noorte juhtide siis nagu võimeid võimalikult kuidagi mitmekülgselt arendada. Neil on erinevaid programme veel, kui tahta praktikale minna USA-sse või midagi sellist, et PAF-i tasub guugeldada. Aga mina siis käisin Leadership Academy's, mis on mõeldud 11. klassi õpilastele, ehk siis 11 klass vastu 12 klass suvel. Tegemist oli 2-nädalase programmiga. Minu programm keskendus innovatsioonile. See aasta oli 2 2-nädalast programmi, üks oli jätkusuutlikkus ja teine oli innovatsioon. Sinna kandideerimine, ma tegin seda sõbra sünnipäeval esimest vooru ja ma mäletan, kuidas ma tundsin ennast nii halvasti, sest et ma tulin sünnipäevale, aga samas ma tahtsin selle applicationi lõpetada, aga samas ma rääkisin seal sõprusest ja siis samal ajal ma olen sünnipäeval ja ma isegi ei ole sünnipäeval, ma nagu mingi hull moraalne dilemma käis peas. Aga siis edasised voorud juba intervjuu tegin Frankfurdi rongijaamas ja sain tehtud. Et see on siis võib-olla saavutuse pool, aga jah, üleüldse see programm see aasta oli Balti riikide peale üle 500 kandidaadi, võib-olla see pani nagu tundma, et päris äge, et ma sain. Ja siis 2 nädalat meil oli megaäge õpetaja Richard, kes siis meile innovatsiooni ja ettevõtluse ja juhtimis kohta tegi erinevaid ülesandeid, jagas infot, jagas oma kogemust. Ja need inimesed, kes Balti riikide pealt kokku olid korjatud, on lihtsalt imelised. Et kui sa oled 11. klassis või kunagi oled sinna minemas, siis väga soovitan. Sa tegeled ju tohutult paljude asjadega, sa käid koolis. Lisaks on sul kõik need lugematud projektid. Kas sa tegeled veel millegagi ja kuidas sa jõuad seda kõike teha? Ma olen kindlasti on veel asju, mingid väikseid projekte või ongi mingid mis tulevad nagu asjadega kaasa, et ma ei tea, hindan Eesti Noorteühenduste Liidu noorteosaluse fondi projekte või üritan toeks olla Nõmme alustavale noortevolikogule või käin tantsimas Black and Browni tantsukoolis 2 korda nädalas, mis on see asi, mis ma arvan mu vaimset tervist väga palju rohkem, kui ma tunnistan toetab. Või ma tunnistan seda küll, aga ma arvan, et ma ei taju, kui väga oluline ilmselt mulle see 2 korda nädalas sinna tantsutrenni minemine on. Jah. Aga planeerid sa kuidagi oma päeva või nagu... Milline su päevaplaan üldse välja näeb? Mul on päeva planeerimise osas praegu täielik kriis. Ma ei tea, kas jääda oma arvutisüsteemi juurde või minna tagasi pabermärtmikule, sest mul on praegu ikka kõik asjad arvutis. Aga ma tunnen, et mulle sobis see rohkem, kui ma sain nagu füüsiliselt üles kirjutada, siis ma vaatasin seda iga päev. Nüüd ma nagu
ei vaata oma telefoni kuidagi iga päev, kuigi see on kogu aeg sul käes, aga noh, see on seal nagu, ma vaatan siis, kui mul on vaja kuupäevi teada. Aga ma arvan, et ma nagu detailsemalt planeerin oma päevi siis, kui ma tean, et mul on palju vaja ära teha või et ma tean, et mul on mingit rohkem nagu vaba aega, kus ma saan ise jaotada oma tegevust, siis mulle meeldib lihtsalt time blockida, panna mingid kindlad ajad, millal ma mida teen. Aga hästi palju on ka seda, et mul on kasutan Notionit ja siis seal on esimesel leheküljel on mu to-do list ja siis, kui mul on vaba hetk, siis ma lihtsalt võtan selle ette ja vaatan talle otsa. Et igasuguseid meetodeid on. Tundub väga crazy kuulata sinu päevaplaani ja siis sa räägid, see ei ole midagi, mul on lihtne. Aega jääb ülegi veel. Päevas on 24 tundi, ma 27 töötan. Peaaegu nii tundub. Aga lähme nüüd natuke lihtsamate sõnade juurde. Jätame need pikad nimed selja taha. Kui sa vaatad tulevikku, me natuke puudutasime ka seda teemat, aga kellena sa töötada tahaksid? Kas sul on praegu kindel mingi siht, et a la sotsiaalmeedia spetsialist või ma ei tea, turundusjuht, mis iganes? Kindlat sihti kindlasti ei ole. Mul on alati meeldinud hullult nagu ülikooli mingeid bakaprogramme vaadata ja magistreid ja just see, et kui ma midagi edasi tahan teha, mida ma peaks võib-olla bakas õppima ja edasi. See on nii põnev olnud, aga nüüd, kui ma päriselt otsustama pean, siis enam pole üldse nii põnev, sest et ma pean päriselt kaaluma. Ma olen ka mõelnud, et kellena ma siis töötada tahaks, ma nagu ei kujuta ette ennast praegu midagi muud tegemas, kui ma praegu teen. Ehk ma arvan, et ma umbes mingitel sarnastel positsioonidel jätkan natuke aega veel. Üks päev just rääkisin MC-le, kuidas ma kujutan ette, et ma töötaksin nagu kas avalikus sektoris või siis nagu täiesti kolmandas sektoris, et mingis nagu missiooniga väikses MTÜs või midagi sarnast või suuremas, aga kuidagi, et erasektoris üldse ei kujuta ennast töötamas. Nii et ma arvan, et selle jutu peale ilmselt mu järgmine töökoht on erasektoris. Ma ei tea, jah, aga ma olen mõelnud, et mingi siuke missioonitunne peab kindlasti mul veel olema lisaks sellele puht karjäärilisele väljakutsele. Kas sa tulevikus näed, et sa pigem elad Eestis või välismaal? Jälle ei tea. Mul on kogu aeg olnud see väike tahtmine tunne Pärnusse tagasi tulla, aga sellele ma olen ka nagu varasemalt rohkem mõelnud, nüüd on lihtsalt nagu vaatab, mis saab. Ma kindlasti tahan välismaal elada mingi aeg, ma kindlasti tahan õppida välismaal mingi aeg, aga praeguse plaani kohaselt ma tulen Pärnusse või praeguse plaanis koha pealt ma tulen Eestisse tagasi. Eks näis siis, kuhu päriselt. Kui sa natuke unistad, siis mis su unistused on, kuhu sa jõuda tahaksid? Ma olen kalade tähtkujust ja kalad peaks olema hästi unistavad ja sellised hästi mõtlema ja daydreamima palju. Ja ma olen alati tundnud, et aga ma isegi nagu ei kujuta ette või ma nagu kunagi pole tabanud ennast mõtlema, et tahaks kunagi seda. Jah, mitte, et ma muidu neid märgike siin väga usuks, aga see on alati naljakas tundunud lihtsalt, et aga kas siis, et kuidagi pole harjunud unistama, ma ei tea, nagu mitte pessimistlikus mõttes, aga nagu midagi vahvat ikka tuleb, nagu ma tean, et see ei saa halb olema, võib-olla siuke väike enesekindel kiksatus, aga see, et tuleb midagi ägedat kindlasti, ma ei tea, mis see on. Jah. Me rääkisime siin korra või sa tõid välja, et sind on peaaegu, oled leitav igalt sotsiaalmeedia platvormilt. Tulles selle juurde, siis kas sa sooviksid olla näiteks mingi hetk või üldse elus sisulooja kui selline? Et sul ongi kindlalt koostöö. Nagu influentsida noori ja võib-olla innustada neid rohkem sükse asjaga tegelema? Mingil tasandil jah, aga ma praegu mõtlen pigem sellesse suunda, et näiteks on, ma ei tea, mõned poliitikud, kelle sotsiaalmeedia on lihtsalt nii äge, et ma tahaks midagi sarnast teha või mingi Euroopa Parlamendi noorim saadik Kiira, ta isegi nagu see ei ole nagu see, et ta teeks mingeid koostöösid või et ta hullult näeks vaeva oma postitust, aga ta lihtsalt nagu kirjutab sinna alla, mis ta teeb. Ja see on kuidagi nii nagu harjumatu oli mulle, et ta mis asja või alla meil Kaja Kallas, et ta story'd ongi nagu, see on põnevusega jälgid, vaatad, mis ta teeb ja siis vastad vahepeal mingile pollile ka, et see on nagu interaktiivne ka. Ma arvan, et ma tahaksin nagu olla siuke oma valdkonna sisulooja selles mõttes, et mis iganes ma tegema satun, et ma siis seda näitaksin ja tutvustaksin ka oma jälgijatele, jah.
aga mitte selle eesmärgiga, et võib-olla koostööd on nii kindla, et ma tahan koostööd ja ma tahan, et see oleks mu nagu elatis. Jah. Aga keda sa ise näiteks Eesti sisuloojatest jälgid, kes on selline, kes näiteks mõtled, et raske päev on, võtad oma sotsiaalmeedia lahti ja vaatad seal mingit pilte või näiteks TikToki või midagi? Või kas sa jälgid üldse Eesti sisu? Just. Kindlasti on seal Eesti sisu ka. Mul ei tule ühtegi nagu, ma arvan, et ma ei lähe sotsiaalmeediasse kunagi kedagi kindlat jälgima. Ainuke, keda ma kindlasti olen vaatama enda on Emma Chamberlain, nagu ilmselt paljudel minu ealistel see, et sellised, YouTube'i lähed ja võtad tema kanali lahti, et tahaks midagi vaadata. Aga ma ei tea. Pluss mu sotsiaalmeedia, ma olen üritanud hoida ka võimalikult, et seal ongi mingid huvipakkuvamad poliitikud või mingid muud nagu kuskil organisatsioonides tegevad inimesed, kelle tegevus mulle lihtsalt huvi pakub. Ma ei oska ühtegi konkreetselt tõesti välja tuua. Mida sa enda suurimaks läbikukkumiseks pead? Ja mis sa arvad, mis sa sellest õppisid? Suurim. Milline valida? Ma ei tea. Mul ei ole vist mingit suurt prahmakat olnud. Ilmselt kindlasti jalutan koju ja mõtlen, et vaata, see oli kindlasti kõige suurem. Aga issand, kui raske küsimus selles mõttes, et nagu mingid väiksed asjad, nagu mul on nii palju neid hetkel, kus ma ei ole rahul olnud sellega, mis ma olen ära teinud. Aga ma arvan seda, et ma siis nagu arvaks, et see läbikukkumine olnud, ma ei ole vist kunagi tundnud seda tunnet, et see oleks nagu läbikukkunud. Pigem on lihtsalt nagu noortekoguga meil traditsioon teha sügiskoolitust ja toob õpilasesindused kõik omavahel kokku. Oktoobrikuus Pärnus esimene aasta, siis üle-eelmine aasta korraldasin ja ma lihtsalt läksin sealt ära selle tundega, et tahaks nii väga järgmine aasta nagu päriselt ägeda ürituse teha. Et see oli nagu okei, aga see ei olnud päris see, et tahaks nüüd nagu lihtsalt teha selle päriselt ägedalt. Et see aasta on võimalus nüüd see päriselt ägedalt teha. Et pigem on lihtsalt see tunne, et tahaks nüüd uuesti teha. Jah, aga seoses selle nii-öelda igapäevaste projektidega ja kõigega, millega sa tegeled, kuidas see sinu nii-öelda igapäevaelu gümnaasiumis mõjutab ja kas üldse mõjutab? Selles mõttes kindlasti mõjutab, et põhikoolist saati ma võib-olla ei ole kõige aktiivsem koolis käia olnud, et nüüd puudumisi on küllap samas mahus kui neid kohal käimisi, võib-olla ikka natukene vähem, aga see on nagu juba see pool, millega ma veidikene harjunud olen. Ma olengi harjunud mingit asju järele tegema või õpetajatega läbi rääkima ja nagu see ei hirmuta. Ma tean, et alati on mingi võimalus ja kooli mõttes veits on ikka seda, et vahetunnis mingeid asju või et on ka praegu ei ole ühtegi sellist tundi ja vist ei ole enam tulemas ka gümnaasiumi jooksul, aga ikka olid ka mingid tunnikesed, kus sa teadsid, et ma võin vahepeal meili minna ja vaadata, et äkki ma saan kiiresti midagi ära vastata. Et ma arvan, et jah, kool on kuidagi nagu voolavam kui varem oli, et kombineerin teda mitmete erinevate tegevustega. Aga kas koolis on tulnud mingeid takistusi ka just sellega, et näiteks ma tean, mul endal oli, ma tahtsin reisile minna ja me tol hetk pidime allkirju koguma õpetajad, kas nad lubavad või ei. Ja mul oli just aastatöö kaitsmine tol hetkel, aga me tegime õpilasfirmat, ehk siis mu teised liikmed olid seal ja mul see majandusõpetaja näiteks ei andnudki allkirja. Et kuidas sellega on, kas sul on pigem need vastu tulevad või on ikka mõni selline ka, et tegelikult tahaks, et sa ikka kohal oled? Jätsid minemata siis või? Ei, mina läksin reisil ikka. Eks ole. Gümnaasiumis tundub, et õpetajatel on vähemalt Sütevakas kõige paremas mõttes natukene suva. Sa vaatad ise, kuidas sa hakkama saad. Kui sind ei ole seal kaitsmisel, siis räägi läbi, kas sul on järelkaitsmise võimalus. Ilmselt on see järelkaitsmise võimalus, keegi ikka kukub kaitsmise läbi või midagi. Et kuidagi alati on nagu olnud läbiräägitav. Takistuseks on pigem tulnud see, et näiteks kongressi noortedelegaadina oligi, mina olen siis kohalike teemade või nagu, ühesõnaga, ma olen oma Current Affairs komitees ja selle viimane koosolek oli Strasbourgis, täpselt minul nagu vahetult
enne kooli lõppu 11. klassis, kus olid siis viimased mingid kontrolltööd ja ma teadsin, et kui ma nagu puudun selle viimase kontrolltöö pluss siis mingid arvestused, siis esiteks see kontrolltööde järeltegemise nädal on sellel nädalal, kus ma olin jälle ära ja siis see arvestuse järeltegemine oleks nagu veel raskem, et lihtsalt kuidagi kaalud, et kas ikka on mõtet sõita, et pigem siis tegeled selle kooliga ära, aga ta on veits see, et ma tean, et ma tahan kooli tehtud saada, et ma tean, et ma ei taha teda pooleli jätta, ma tean, et ma ei taha teda kauem teha kui 3 aastat, et siis lihtsalt teed mingeid valikuid. Me hakkame oma podcastiga lõpupoole jõudma, aga enne kui me su ära laseme, siis meie konverentsis selle aastane teema on just mina muudan maailma. Ja selleks, et seda podcasti natuke sellega siduda, oleme me siia lõppu pannud 3 sellist küsimust, mida me iga külalise käest siis küsime. Ja esimene küsimus kõlaks nii, et mida teed sina täna, et muuta maailma paremaks? Huvitun poliitikast. Väga aus ja konkreetne vastus. Teiseks küsimuseks on, et kes on täna sinu suurim eeskuju? Mulle ei meeldi see küsimus, ma olen sellele vastanud varem. Te võite, kui mingi aeg ma kindlasti olen vastanud sellega, et parim versioon minust endast, et see inspireerib mind. Mis on siiamaani kindlasti. Aga ma arvan, et päris paljud mu sõbrad ja päris paljud poliitikamaastikul ma tunnen, et kui ma mingi nime nimetan, siis ma jätan nüüd teised nimetamata. Aga sõbrad tunnevad võib-olla ennast ise ära poliitikutest. Praegu ongi mingid kas või meil praegune peaminister või Soome peaminister või kuidagi naised poliitikas on alati tundunud. Kas või, ma ei tea, Ameerikas Alexandria Ocasio-Cortez või see kõige noorem saadik Europarlamendis, et kuidagi, kui ma hakkan praegu mõtlema, siis poliitilised vaated on neid näiteks neil igast suunda, aga nagu see pole kunagi olnud nagu oluline sel kohal, et ma näen, nad teevad asja hästi ja see kuidagi on inspireerinud. Ja kolmandaks küsime, mida soovitaksid noorel kas kuulata, lugeda, vaadata, et nad saavutaksid enda unistused? Kuulama sõpru ja üldse inimesi enda kõrval, mitte selles mõttes, et kuula, mis nad sulle nii-öelda näpunäideteks ütlevad, vaid lihtsalt ole olemas ja nii edasi. Ja nii edasi kõlas negatiivselt, ühesõnaga jah, kuula nagu vestlustes ja üldse igast kui keegi sulle räägib, kas või mingi õpetaja või suvaline, et tegelikult see annab päris palju selliseid elutarkusi, kui sa nagu mõttega kuulad. Aga podcastidest ma ei ole üldse podcastide inimene, raamatutest ka. Ma praegu loen nagu neid TikToki raamatuid lihtsalt selleks, et kuskilt BookTokist võtan ja loen selleks, et mõtted eemale saada. Nii et mingid tohutult head näpunäidet siit ei tule, aga kui põnev. Aga näiteks mingi film äkki, mida vaatad, mis annab siuke endale vähemalt motivatsiooni? See võib mingi täiega hea sari ka olla nagu. Yeah. Ma vaatan Grey Anatomy näiteks, binge-watchin seda konkreetselt. Häbi on. Ma vist viimati nagu binge-watchisin Riverdale'i ja seda ma ei soovita vaadata, kui sa tahad nagu natuke vaimselt mitte taandaneda. Ma pigem vist ütleski, et nagu vaata mingi teema, mis sind huvitab ja siis leia sotsiaalmeedias kas või endale need inimesed, kes sind paeluvad. TED Talkid tegelikult. TED Talk ma võin küll YouTube'is lihtsalt nagu vaadata ja nagu sa vaatad, et see on nagu 5 minutit ja ta ala õpetab sulle kogu mingi maailmatarkuse ära ja ka siis korraks tunned, et see oli mõttetu kuulamine ja siis pärast tuled tagasi, et sealt TED Talkist kuulsin mingit väikest lauset, et see jäi minuga kõlama. TED Talkid on küll asi, mida ma kaifin väga. Thanks. Aga aitäh sulle, et sa tulid ja oma mõtteid meiega jagasid. Ja aitäh kuulajatele, et te ikka meiega olete. Ja jälgige ka neljapäev meid, sest siis tuleb uus osa. Ja jälgige kindlasti ka saatekülalist, sest ma arvan, et tal on ägedaid asju teiega jagada. Ja näeme juba järgmises saates. Aitäh! Ciao!